Võrust pärit Rakvere võrkpalliklubi ja Eesti noortekoondise peatreeneril Urmas Talil oli 2016. aasta meeldejääv, sest aasta viimastel päevadel valiti ta klubi hooaja saavutuste eest aasta treeneriks ning novembris oli temast saanud Euroopa Võrkpallikonföderatsiooni treenerite komisjoni liige. Jaanuari esimesel nädalal Eesti noortekoondisega Võrus laagris olnud Tali rääkis intervjuus lõunaeestlasele nii eelmisest hooajast, asjade seisust noorte võrkpallis, Võru võrkpalli tuhmuma kippuvast särast ja sellest, kuidas reformida koolides kehalise kasvatuse tunde. Eelmine aasta oli selles mõttes väga huvitav hooaeg jah, et üle pikka aja suutsime sellise võistkonnaga ehk siis Rakvere võrkpalliklubi meeskonnaga mängida ennast olulistel sarjades nelja hulka alati. Et kui siin nüüd aasta tagasi mängisime karikafinaali Pärnu vastu, 2016 kevadel olime siis 100 liiga sellises Final Fouris 4 tugevama turniiril ja lõpetasime hooaja Eesti meistrivõistlustel pronksmedaliga, et selles mõttes oli, ma arvan, ühtepidi murranguline aasta klubile, Rakvere klubile ja Rakvere võrkpalliklubi meeskonnale, et me suutsime nagu tõestada, et on võimalik nendele niinimetatud suurele kolmikule nagu vastu saada ja headel päevadel neid võita ja oma selline tulemus ära vormistada, kui see võimalik on. Et selles mõttes me tegime meeskonnaga, ma arvan, maksimumi, mis oli eelmine aasta võimalik, et loomulikult teevad seal kripeldama sellised üksikud nüansid, kus me 100 liigas võib-olla seda pronksmedalit ei suutnud võitu nagu vormistada, et pidime lätlastele 2-3 alla vanduma pronksimatsis. Pärnu karikafinaalis oli meil natuke liiga tugev pähkel, et seda me nagu läbi ei purend, aga ma arvan, et see pronksmedal oli nagu lõpuks palsam niisugustele haavadele või niisugustele pahadele momentidele, et eks ta siis silus kõik selle hooaja kokkuvõttes ära ja selles mõttes võib üldjoontes nagu rahul olla jah, et ega meie komplekteeritus eelmine aasta oli täpselt selline nagu ta oli ja niisuguse suhteliselt minimaalse inimjõuga proovisime maksimaalse tulemuse teha ja see on meil õnnestus. See, mis nüüd puudutab siin aasta lõpus ja sellist Euroopa Võrkpalliföderatsiooni niisugust loodud treenerite komisjoni, siis ühtepidi on see selline nüüd, kuidas ma ütlen, ühiskondlik töö jälle juures, et ega ei tea, mis ta nüüd endast kujutab, kuna komisjon pole veel kokku tulnud ja komisjoni esimees on ise igapäevaselt tegev nagu peatreenerina võrkpallirindel ja toodetavasti kevadel me saame esimest korda kokku ja siis on näha, millised suunad ja suunised meile nagu pannakse ja millega me nagu konkreetselt tegema hakkame, et siis oskab nagu võib-olla seda asja paremini lähemalt kommenteerida. No siin on vähemalt selliseks eesmärgiks on Euroopas noortetöö, et kuidas selle noortetööga meil Eestis on? Võrkpallile jätkub järelkasvu? No kui me võtame sellise laiema pildi iseenesest, et me praegu oleme ka siin Võrus noortekoondisega ja noortekoondised me suudame ikkagi väga hästi selles mõttes komplekteerida, et terve vabariigi peale erinevatest klubidest, spordikoolidest noormängijad on sellise tasemega, kus me koondise tasemega võiksime nagu laias laastus rahule jääda. See, mis nüüd puudutab üldist võrkpalli ja riigisiseseid võistlusi, nii võrkpalli karikavõistlust kui meistrivõistlused erinevates vanusegruppides et eks see tase selles mõttes on niisugune kõikuv sõltuvalt aastaajast ühtepidi, teistpidi nagu vanusest, milline on sündivus ja kui palju lapsi treenis käivad, et hetkel on olukord selline, kus tüdrukute pilt üldises Eesti võrkpallis on parem kui poiste on, sellepärast et poiss on ühel selgel põhjusel selgeks vähemaks jäänud siin palli mängides ja selle võrra võib-olla see tase ei ole ka nagu see, aga kõik sarjad nagu toimivad ja treenerid igapäevaselt sellega tegelevad, et seda väga head võrkpalli taset nagu proovida maksimumina välja mängida. Jalgpalli meelitab poisid võrkpallist ära? Ma ei ütlegi, et see oleks meelitamine, jalgpalli ei meelita, ega siis küsimus on alade valikutes, küsimus on minu arust palju rohkem lapsevanemates, kes nagu võib-olla kinnisilmi on teinud omad valikud vaatamata sellisele üldisele võib-olla nagu taustale, et
ega võrkpallurina Euroopas läbi lüüa on praegu palju lihtsam kui jalgpallur, ja võrkpallitreenerid ja võrkpallitase on selline, kus me Euroopas oleme kindlalt esi-12 hulgas kogu aeg ja meie koondisest 15 mängijat praegu mängivad kõik välismaal, et see on selge kinnitus sellele, et võrkpallitase on väga tugev. Siin ei ole mõtet nagu häbeneda, lihtsalt jalgpall oma massiga nagu sööb meid ära, et see võib-olla ongi see. Ma ütlen, et see meelitamise koht on, küsimus on selles, et eks me peame ise ka natuke peeglisse vaatama, mida me nagu valesti oleme teinud või mida me oleme tegemata jätnud, aga eks kokkuvõttes me jõuame ikkagi sinna, et ressurss on see, mis paneb asjad paika, et ühed saavad endale mõningaid asju lubada, mis nende üldise pildi nagu muudavad ilusaks, aga teised seda ei saa teha, et eks me peame igapäevase sellise treenimise ja tulemuste pagasiga nagu oma olemasolu kogu aeg tõestama ja praegu me oleme sellega hakkama saanud. No kui palju jälgid oma sünnilinna võrkpalli edenemist? Jälgin kogu aeg, et selles mõttes, et ega ma ei ole ütleme, meie Eesti elu väiksuse koha pealt, ega siis ei tea, mis ühes nurgas või teises nurgas toimub. Loomulikult tean ja ega siis Võrus on olukord täpselt samasugune, et ega tüdrukute pool ja naiskond mängib meistrisarja, see on väga tugev nagu väljund kogu noorte spordile, kuhu edasi minna. Poiste puhul praegu see väljund nii hea ei ole, aga loodetavasti need ajad siin mõne jooksu, läheb natuke aega, aga ma usun, et see Võru võrkpall tõuseb jälle niinimetatud tuhast või mis iganes selle nimi peaks siis parasjagu olema. Küsimus suuresti on ikkagi selles, et ega siis järelkasv on olemas poiste pool ka, aga küsimus ongi see, et kui nad juba Võrust lõpetavad koolid, lähevad kuhugi mujale õppima, on see ülikool või mis iganes muu selline koht, mis kodulinnas parasjagu ei ole olemas või annab talle niisugust reaalset väljundit, siis tagasi tulejaid on nagu vähe, et ega me ei saa öelda, et Võru võrkpalli oleks nagu esindatud nagu Eestis erinevates klubides on, igal pool, aga lihtsalt reaalselt kooshoidu ühte võistkonda sellistes tingimustes, nagu me siin Võrus praegu oleme, on ebareaalne. Kas suund on selline nagu siin kas või Rakvere puhul, et ta on palju liikunud nagu sinna Tallinna poole ja see on oluline sunnil, et töötavad, õpivad Tallinnas ja küll mängukohta nimi on Rakvere, aga kõik on ikkagi ajaga nagu selles mõttes nii palju muutunud, et ega ma ei imestaks, et Võru võrkpalliklubi võistkond kunagi treenib Tartus, aga mängib Võrus ja eks see on selles mõttes ühtepidi tulevik, et ega me peame vaatama, kuidas me kõige paremini ja kõige selliste võimaluste juures, nagu meil on, nagu hakkama saada, aga ega siis see võrkpall kuhugi ei jää või ei sure, et ega me kindlasti oleme olemas, kui heal või halval tasemel mingis ajajärgus on ise küsimus, aga traditsioonid on need ikkagi tänu millele need asjad püsivad, et ega seda ei ole mõtet nagu kuidagi nagu ära unustada või me tahamegi nagu öelda, et nüüd on ainult üks asi ja teiste asjadega ei pea tegelema, et ega see on niisugune nagu vale lähenemine, et loomulikult peavad olema võimalused nii elus endas läbilöömiseks, kõikidel aladel kui ka spordis, et sul peab olema selge valik ja Võru spordikooli näol ja Võru klubide, spordiklubide näol mina arvan, et Võru on väga mitmekülgselt oma spordi poolt suutnud nagu põllu peal hoida. Et kas või kergejõustik ja suusatamine, mis iganes, et läbi raskete aegade on siit ja tulnud ja jääbki tulema need üksikud. Loomulikult neid on vähem, need on igal alal on praegu need vähem. Aga kokkuvõttes ma arvan, et Võru sport on väga heas seisus. See, mis tähendab noortesporti ja sealt edasi nagu tippspordi poole. Ma ei räägi harrastusspordist, et see on igaühe vaba valik ja tahtmine, kas ma kõnnin oma keppidega või kõnni, et see on igaühe isiklik teema, aga kui me räägime spordist, siis sport iseenesest selles kontekstis, et siit alustada ja kuhugi jõuda, on minu arust tingimused ikkagi väga super. Eestis käib nüüd suur või õigemini algab arutelu selle üle, et kas kehalise kasvatuse tund kuidagi muuta sisukamaks, nende sisu muuta, et kuidas sulle tundub, kas pallimängudel peaks olema kehalise kasvatuse tundides rohkem tähelepanu? Kehalise kasvatuse tund on selles mõttes siuke huvitav kehalise tegevuse, kuidas ma sulle ütlen, et nagu vorm ühtepidi. Ühtepidi me teame väga hästi, mis koolides toimub, et kõik spordivisik võib-olla saabki alguse nagu koolist. Küsimus on siis nagu selles, kuidas ja mis määral suudab nagu kehaliskasvatuse õpetaja
oma sellist spordisuundust nagu lastesse panna, et see enam ei ole see, kus kohas nad nagu peavad tegema, et küsimus on selles, et kas me suudame viia lapsed sinna, et nad tahaksid. Ja kui nüüd erinevate ajajärkudega siin, kui oli judo väga heas seisus ja taheti nagu koolispordis nagu ainult judot näha ja siis on nagu kõik muud alad tulnud, et see on niisugeste nagu lainetega nagu olnud, aga nagu me võrkpalli poole pealt oleme ka proovinud iga sügis nagu õpetajatele jälle nagu meelde tuletada ka võrkpalli põhitõed, et loomulikult on väga keeruline kooli sellises tunniplaani kehalise kasvatuse tunnis leida nagu võrkpallile väga palju aega, sellepärast et väga palju on selliseid kohti, kus võrkpalliga tahetakse tegeleda, aga siis võrgu ülespanemine või mis iganes selline nagu lisategevus võtab õpetajatelt sellise aja, et lihtsam on mängida jalgpalli või korvpalli, kus konstruktsioon ja värav on kohe seina peal olemas, et sellega ei pea nagu tegelema. Aga ma ikkagi ütlen veel kord, et kehalise kasvatuse õpetajatest hakkab kõik pihta. Et kui nemad suudavad nagu süstida lapsele sellise tahtluse sporti teha, siis on juba vanemate küsimus see, millise valiku nad parasjagu lapse jaoks teevad või mis on need alad, mis siis mingis regioonis või mingis linnas on nagu sellises pildis, mis tundub, et oleks nagu lapse jaoks õige valik. Loomulikult ega me ei suuda ja võib-olla me ei peagi nagu mõtlema seda, et me peaksime igast ühest maksimumi välja pigistama. Loomulikult oleks ideaalne variant, aga me anname lapsele igal juhul sellise oskuse eluks edeneseks, et ta suudab igas seltskonnas nagu läbi lüüa oma sportliku oskustega. On see siis jooksmine, pallimäng või mis iganes. Et see ei saa olla nagu, see on üks osa elust. Kui sa sellest osast nagu ilma oled, siis sa oled samamoodi ilma, kui sa oska lugeda. Siis sa tea, mis see raamatusse kirjutatud on ja see on nagu selge tõde. Igal asjal on mingi tagajärg. Kui me sellega ei tegele, siis sa millest iseenesest elus nagu kaotad, see on nagu selge. Aga kokkuvõttes nüüd see pallimängude osa, see on, selles mõttes on jälle kellegi hääl nüüd rohkem nagu pildis, kes nagu tahab, et see koolitund muutuks täpselt selliseks nagu talle võib-olla või alapõhiselt nagu meeldiks. Et mina nagu ei kirjutaks kehaliskasvatuse õpetajatele või koolidele ette seda, mida nad peavad tegema, vaid neil peavad olema võimalused kõike teha. On kehaliskasvatuse õpetajad, kes tahavad mängida Ameerika jalgpalli. Siis tuleb leida pall, tuleb panna sellised reeglid ja tuleb leida võimalus ja see ära teha. Kellele meeldib pesapalli mängida, nad oskavad seda teha, las nad mängivad. Ega siis ei ole mingi selline nüüd suur kuritegu, et miks nad seda teevad, vaid see on väga normaalne üks osa kogu spordist, mis maailma tegelikult palub. Või golf, võtke see sama võimalus ja minge mängige siin samas muru peal, tehke omad esimesed golfilöögid. Seal ei ole mitte mingisugust selles mõttes vahet, kõik on kehaline tegevus ja oskus kogu eluks, mida sa saad ainult arendada, kui sa seda tahad teha.